Olen tulnud Eesti näituste ja messikeskusesse Tallinnas kaema ehitusmessi Eesti ehitab. Siin pakutakse väga palju erinevaid asju, alates purgis olevast poroloonist ja mullivannist kuni kraanadeni välja. Ehk lähengi uurin, mida siin messil näidatakse ja mida inimesed sellest arvavad. Arvake ära, kelle mina leidsin ehitusmessid. Ott Kiivikas, tavaliselt ma näen sind jogurtipurkidel. Mis sa siin teed? No tulin tegelikult appi oma pikaaegsele kliendile Esvele, kes on jätkuvalt juba vist äkki nüüd 3. aasta olen mina nendega koos siin väljas. Ja nii kord aastas ma ikkagi ennast ehitusteemadega kurssi viin ja päevajuhtimise ja nagu näete selliste vapvate mängude läbiviimisega rahvameelt lõbustan, ütleme siis nii. Sellega ma sain aru, et see kohver on 15 kilo. Jaa, selle kinnituseks on ta täidetud meil sularahaga. Nali, tegelikult on siin kinnitusvahendid, nagu näete, erinevad kruvid ja poldid ja need kaaluvad päris korralikult. Nii et raskus hoidmine ees sirgetel kätel ja kes kõige kauem hoiab, see siis selle kohvri endale saab. Ma vahelduse, ma annan siis mikrofoni sulle ja võtan kohvri enda kätte. Ja ma arvan, et ma tunnengi ennast mikrofoniga oluliselt kindlamini kui selle kohvriga ja ma usaldan selle sinu kätte. Aga esimene asi, me peaks saama ta korra sirgetele kätele. Kas see on reaalne teha või? No ma võin hoida, sa kuivata endal pükstesse need ära. Mina ütlesin, et mina võtan selle niimoodi ja ütleme, et sina võid 2 hoida, mina hoian 1. Siis on aru saada, et siis on asi võrdne nagu. Nii. Proovi, no ma ju ütlesin sirge käega, 1 käega, mina tegin 1, sina pead 2 tegema. Nii. Oota, milles nüüd probleem on? Kas ta on libe või ta on raske? Lepime nüüd kokku. Mõlemit või? Mõlemat. Ei taha, kuidagi jäävad sul nagu oleks käed kanged. Ma ei tea, enne siia tulles olid sul käed täiesti vabas asendis ja nüüd sa oled kuidagi kangeks jäänud. Nii, ma võtan piksi tagasi. Ühesõnaga sellega kükke ma võin ilusti vabalt teha, aga nagu sirgete käte peale, ütleme nii, et väga nagu ei hoia. Mida? Käsi läheb ilusti sirgu. Mida iganes. Veits ebahus ka, aga okei. Elu ongi ebahus. No, nagu minu muskel ja sinu muskel on nagu 2 väga erinevat varianti. Aga okei, edu sulle selle juhtimisega, äkki leiame võite ka. Aitäh sulle. Ja neile, kes üldse õue ei taha minna, on ka leitud lahendus roheluse tuppa toomiseks konserveeritud taimede näol. Ja iga tänapäeva nutihullu kodu valvab üks korralik nutilukk. Kui suur on nõudlus nende lukkude järgi? Tänapäeval läheb järjest suuremaks, sest nõudlus nutikate lahenduste järgi suureneb. Ja kui kindlaks või turvaliseks neid lukke võib pidada? Kuna ei ole võtit, mida ära kaotada ja pead ainult enda pähe nagu koodi jätma, siis on üpris turvaline. Lisaks on need konkslukkudega, siit sees selle väändenuppu saab välja lülitada, et kui tuleb varas aknas sisse, siis ei saa siit kaudu ka välja, et ei saa kergelt asju minema tassida. Ühesõnaga, kuna võti on peas, siis ei soovita teha mingid väga korralikke tekiila õhtuid, sellepärast, et on võimalik võti niimoodi ära kaotada. Aga sa saad endale rahakotti ikkagi jätta veel varuvariandina selle kiibi, et rahakotti ikka leiad üles. Mine tea, aga aitäh. Kui natuke ironiseerida, siis võib ju öelda, et eestlane ostab ja ukrainlane ehitab ning kui omavahelises suhtluses peaks esinema probleeme, on ka käepärast kohe võtta tõlkebüroo. Ka nendele midagi, kellel ülemusega ehituse peal probleeme võib tekkida, ka homme terve päev ehitusmessil ootab murelisi tööinspektsioon. Et mitu ristsõna jõuab ühe messipäeva jooksul lahendada? No 1 jõuab vast. Ikka võib-olla 2. Kui 2 peale, kui me 2 peale lõhendame siit, siis ja võib-olla me saame 2-ga hakkama, just. 2 kindlasti. Mis siis praegusest ristsõnast puudu on? Küsime vaatajate käest, äkki nemad oskavad vastata. Hispaania helilooja 5 tähega. Kes aga piletiraha maksta ei raatsi, see saab õues tutvuda erinevate tõstukite, saunade ja kõige muuga, mis ühes majapidamises vaja võib minna. Sest et tõstukit on ju igas majapidamises vaja. Siin on maju igale maitsele. Ja mina leidsin lausa sooja sauna. Aga mina leidsin, et kõik, mis mul eluks vaja on
ja mina tänaseks ka lõpetan. Aga teiega kohtume juba järgmine kord ning järgmises kohas.